Jah, suur tänu siia kutsamast, Hiiumaa keskkonna ja mere- ja majandushuvilised. Et eks tervisest ikkagi rääkida me saame ainult siis, kui me räägime elusatest inimestest või vähemalt funktsioneerivatest ökosüsteemidest. Ja mere puhul on tervise või elus olemise küsimus täiesti fundamentaalne. Miks on see fundamentaalne? Meil on vaja eluks, hapnikupõhiseks eluks just kahte asja. Hapnikku ja valgust. Okei, ilma valguseta saab hapnikupõhine elu hakkama, aga ilma hapnikuta mitte. Meie meri, kogu maailma ookean on selline süsteem, mida soojendab kas päike või õhk ülevalt. Seetõttu erinevalt atmosfäärist ei ole meres iseenesest tekkivat konvektsiooni, mere pinnakiht on alati soojem kui põhjakiht ja see hapnik, mis on lahustunud pinnakihis, läbi diffusiooni ei saa jõuda maailma ookeani põhja, ta kasutatakse vahepeal ära. Et nüüd on küsimus, selles, et oli küsimus sadu aastaid teadlaste ja mõtlejate ees, et mis on merepõhjas, kõik arvasid, et merepõhi on külm, elutu ja surnud, sest ei ole hapnikku. Ja kui jõuti merepõhja, siis leiti väga mitme kilomeetri sügavuselt lõbusalt elavat hapnikupõhist elu, kes ei saanudki aru, et füüsikaseadused keelavad hapnikul nii sügavale jõuda. Füüsikaseadused ei keela, kui need targasti kasutada ja rakendada. On olemas tohutu mehhanism, justkui nagu presskannu sõel, mis surub hapnikku rikka vee ookeani põhja. Ja see paikneb päris meie lähedal Norra ja Gröönimaa vahel. See on see koht, kus merevesi külmub, moodustub jää. Ja need, kes mäletavad kapten Hatterise seiklusi, mäletavad, et mitmeaastane jääpank oli teist värvi, sinakas ja täiesti mage. Suurem osa merevees olevast soolast ei lähe jäässe, vaid jääb jää all olevasse vette. Väga soolane vesi on raske, külm, ta on ju 0 kraadiga, kui tema kohal jää tekib, ja tema vajub koos selle hapnikuga sügavale merepõhja ja see presskannu sõel toidab hapnikuga praktiliselt kogu maailma ookeani. Teine samasugune koht on Antarktika ümber, aga vahe on milles. Kui Antarktika lähedal on jääkorra tekkinud, siis tema jääb enam-vähem samal laiuskraadile ja jääd tekib juurde suhteliselt vähe. Gröönimaa ja Norra vahel olevasse kanti pressib kogu aeg Golfi hoovuse põhja peal ots, Põhja-Atlandi hoovus värsket vett juurde ja ajab selle jää ära Põhja-Jäämerele. Nii et uus jää saab tekkida, raske, soolane, hapnikuvesi saab tekkida ja nii elab kogu ookeani sügavam osa. Selles mõttes selle värgi seisma jäämine oleks probleem. Selle värgi toimimise intensiivsust kirjeldab nimetatud Atlandi ookeani põhja-lõunasuunaline soojuspump. See ongi sooja ja külma vee pump, soojem vesi tuleb lõunapoolsetelt laiuskraadidelt, jahtub, sealt moodustub jää, raskem vesi vajub alla ja tuleb mingitest sügavustest kilomeetri kahe sügavuselt tagasi ekvaatori poole. Ja selle pumbaga on meil teatavaid probleeme. Nimelt see pump on viimase 1600 aasta kõige sandimas seisus. Ma võin teile kindlasti lubada, et Golfi hoovus ei saa seisma jääda. See on taga fundamentaalne füüsika, aga see on liiga pikk jutt tänaseks. Küll aga saab seisma jääda see pump. Ja kui see pump seisma jääb, siis ei saa enam ookeani sügavamatki hapnikku. Nii et sealt tuleb teatavas mõttes ootamatu järeldus. Need pildid on muidugi kurvad ja kliimamuutus lööb kõvasti mõnede liikide kohta. Aga kui meil siin enam Tartu maratoni pidada ei saa, siis võib see soojuspump ja hapnikupump üldse seisma jääda. Ja siis võib ka kogu maailm seisma jääda. Nii et ookeani tervis ripub ära sellest, mis toimub siin meile päris lähedal. Sellist elustavat pumpa ei leidu üldse mitte igal pool. Ja selle elustava pumba seisma jäämise tagajärjed on väga raskesti kirjeldatavad.
Maailmas loevad kolleegid kokku 5, 6 või 7, sõltuvalt vaatevinklist ja vaatekohast, sellist suurt väljasuremissündmust, kui tohutu hulk elustikust on maa pealt kadunud. Neist suurim, tõeliselt suur oli niinimetatud Permi-Triase väljasuremissündmus 252 miljoni aasta eest kui 60 000 aastaga, mis on geoloogilises mõttes üks ainus silmavilk, kadus ookeanist 96% liikidest. Minu põlvkond on harjunud tegema sellist võllanalja või musta huumorit, et kui aatomisõda tuleb, et okei, meie saame hukka, aga prussakad jäävad ju kindlasti ellu. Siis ei jäänud ka nemad ellu. Hävisid putukad. Tõsi küll, vähemalt sama tõenäoline või veel tõenäolisem põhjus tolle soojuspumba ja hapnikupumba seismajäämise kõrval olid tohutud vulkaanipursked Siberist, millest tekkis paljude Eesti suurune basaltplatoo, aga mõtteharjutusena, mis siis juhtub, kui ookeani elustiku eluga varustav pump jääb seisma, seda harjutusülesannet on hea mõelda. Hea mõelda selles kontekstis, et kas see on olemas teistes kohtades. Kui küsida nüüd apoliitiliselt, kuidas elad Mustmeri, olgu, neil on seal maosaar, pommid, laevalastakse põhja. Aga õige vastus on see, et täna olen surnud. Miks? Sest sügavamal kui paarsada meetrit kuni 2 kilomeetri sügavuseni, mis Mustmeri suurelt jaolt on vesi täis väävelvesinikku. Seal ei ole hapnikupõhist elu. Lõbusalt elab 1 miljon delfiini Mustas meres, aga ainult pinnakihis, ja kui puhub tuul valest suunast ja pikka aega, siis me tunneme ka Musta mere rannas mädamuna lõhna, mis on väävelvesinik. Kui me küsime sama küsimuse nüüd Läänemere kohta, mille tervisest tahaks täna natuke lähemalt rääkida, kuidas elad Läänemeri, muidugi poliitiliselt kallutatuna, nagu me näeme, aga nüüd enam mitte, nagu me teame. Õige vastus on see, et täna küsimust olen lämbumas. Sest et umbes, see on siis ligi veerandil meie merepõhjast, on süstemaatiline hapnikuvaegus. Olen lämbumas, otses mõttes. Kuidas elab Läänemeri hapniku mõttes? Okei, ülemises kihis lahustub hapnik, kuulsime, kui soojaks läheb, siis hapnik pihkub tagasi atmosfääri, forellidel ja lõhedel on halb olla. Läänemeri elab väga suurelt jaolt selle tõttu, et vahest harva pressivad teatavat tüüpi tuuled, teatavast suunatugevusega tuuled, Põhjamere soolast ja hapnikurikast vett läbi Taani väinade Läänemere sisse. Selleks, et see tõeliselt realiseeruks, see sissevool peab seda tulema nii palju, et see täidab kogu Arkona basseini ja sealt tuleb edasi Läänemere sügavamasse keskossa. Ja see elutee on see, mille tõttu on üldse Läänemere sügavamates kihtides elu. Me peame olema väga õnnelikud, et meie meri on teistmoodi kui Mustmeri. Selle pumbaga on samuti juhtunud mitmeid asju. Selle pumba kaudu sai Läänemeri üldiselt igal aastal päris mitu suurt elustavat sõõmu hapnikurikast vett. Seda mõõdetakse 10 sadades kuupkilomeetrites. Aga te näete, et see pump käis väga kenasti kuni 1980-ndateni. Ja siis sellest ajast peale on saanud 40 aasta jooksul Läänemeri ainult 4-5 taolist elustavat sõõmu. Seda pilti on kolleegid natukene ümber rehkendanud ja uuemad andmed näitavad, et siiski neid sõõmusid on olnud sagedamini, aga et vana metoodikaga ei olnud võimalik neid identifitseerida. Ja sellest hoolimata oleme siiski, et nii-öelda statistika ja andmed kipuvad seda praegust pilti ümber lükkama, on meil teine pilt olemas. See on surnud tsoonide võrdlus 100 aastat tagasi ja 10 aastat tagasi. 100 aastat tagasi olnud surnud tsoonid on siin väikesed mustad
laigukesed ja 10 aastat tagasi täheldatud surnud tsoonid on, nagu oleks Läänemeri hoopis punane meri. See on praegune seis, see on põhjakihtide probleem. Ja seda ei ole näha enamasti pinnal, seda näevad teadlased, seda näevad need, kellel on vaja midagi põhjas teha või merepõhjaga toimetada. Aga selle juurde tulema tagasi, mida meie merepõhjast võib oodata. Selles, et Läänemeri on selline, nagu ta on. Et seal on põhjas suhteliselt vähe haplik põhjakihtides ja mitmel pool ka madalas vees, kus veevahetus on suhteliselt kehva, seal on mitmeid põhjuseid. Esimene põhjus on meie mere põhimõtteline eripära. See, et see on riimvesi, tähendab, et siin on kaladel ja elustikul väga raske. Maailma vesielustik on jagunenud 2 suurde rühma. Ühed armastavad soolast, teised magedat. Riimvees saavad hakkama väga vähesed. Läänemere vee soolsus on selline, et siin on äärmiselt raske suuremal osal vees elavatest liikidest hakkama saada. Siin on palju orgaanilist materjali ja peeneid setteosakesi, mis tuleb meile jõgedest ja nii on olnud aegade algusest, kui orgaanika satub vette ja teda ei tarbita ära, hakkab ta lagunema ja võtab omaette veel hapnikku. Ja orgaanikal veest raskematel asjadel on komme ju vajuda põhja ja siis sööb orgaanika lagunemine või lagunamine sealt veel hapniku viimasedki jäägid ära. Sinna juurde on lisandunud inimese käsi, aga jah, et veel märkida, et hapniku puudus, kui vaadata ajalukku, siis on see meie merepõhjas olnud pigem reegel kui erand, nii et meie meri ongi olnud selline, mille põhjakihid on regulaarselt hapniku puuduses. Ka siis, kui inimkonda siin veel ei olnud või kui esimesed viikingid meie kandis ringi seilasid. Siis lisandus sinna ühel hetkel inimese käsi. Eutrofeerumine, millest on juba juttu olnud, liigselt toitaineid nii põllult kui linnadest, pluss sinna juurde kliimamuutus, mis meie kandis tähendab rohkem sademeid, tugevamaid vihmasid, tugevamat äravoolu nii linnast kui põldudelt kui metsast ja pole siis ime, et meri sellele reageerib. Nagu juttu oli hapnikupõhise elu ja ennekõike fotosünteesi toimimiseks tarvis hapnikku ja valgust. Hapnikuga on selge, seda on vähe ja vahest jääb puudu, ja kuidas on nagu valgusega. Seda, kui palju valgus läheb veest läbi, mõõdetakse sellise lihtsa asja nagu sekiketas. 2 värvi ketas, nii kaugele sügavale kui näed, on seki sügavus. Mida sügavamale näed, seda parem on vee läbipaistvus. Keskelt läbi viimase 100 aastaga on Läänemere pinnakihi vee läbipaistvus vähenenud 2 korda. Ja see on nüüd inimese kätetöö. See on tegelikult hullem kui eutrofeerumine. Fotosünteesi mõttes aktiivne veekiht jääb järjest õhemaks. Ja kui me siin juba mainitud ookeani ökosüsteemi teenustele lisame veel ühe asja, iga teine sõõm hapnikku, mida me hingame, pärineb ookeanist. Ja kui vee läbipaistvus on vähenenud 2 korda, siis jääb seda hapnikku kõvasti vähemaks. Igast 5. sõõmust peame juba loobuma. Päris aus olla. Teine kaudsem inimmõju on soojenemine. See, et maakera atmosfäär soojeneb, on hästi teada. Vaieldakse pigem selle üle, et kas lugeda seda soojenemist tööstusrevolutsiooni eelsest ajast, siis on peaaegu 1 kraad täis, või lugeda 60-ndatest, siis on 0,7 kraadi. Üks ilu on ikka vaataja silmades ja nagu Agatha Christie ütleb, et kummaline meie maailm, kus 2 vaatavad ühte asja ja näevad seda täiesti erinevalt. See soojenemise osas on inimesel hästi palju tegemist kasvuhoone efekti kaudu. Teades, et siin on palju gümnaasiumi õpilasi, ma arvasin, et on hea mõte ära seletada, mis asi on kasvuhoone efekt, sest nemad ei pruugi teada, mis on kasvuhoone.
kasvuhoone on selline läbipaistva asjaga piiratud ruumi hulk, kus peal on katus. Ja see katuse mõte on see, et sealt tuleb soojuskiirgus ja valgus läbi. Kui kasvuhoone sisu ja maa soojeneb, siis õhk soojenes muutub kergemaks, tahab ülespoole tõusta, tekib konvektsioon. Te mäletate 8. klassi füüsika, teie õudusunenägu, võib-olla 9. Kasvuhoone ülemine katus, olgu see plastik või klaas, selle mõte on takistada konvektsiooni, hoida soojust kinni. Kasvuhoone efekti füüsika on täiesti teistsugune. Päike kiirgab meile siia ühe laine pikkusega soojuskiirgust. Maa soojeneb ja kiirgab tagasi teise laine pikkusega kiirguse. Selle kiirguse, mis tuleb päikeselt, lasevad kasvuhoonegaasid, olgu see veeaur, süsihappegaas, metaan või veel palju teisi aineid, laseb läbi, aga maalt tagasi kiirgunud soojuse peab kasvuhoonegaas kinni, natukene soojenedes, aga ennekõike hajutades. Ja kui hajutada maalt tagasi pöördunud soojus ära, siis osa sellest tuleb jälle maale tagasi. Ja see on kasvuhoone efekt. Kasvuhoonegaasid püüavad natukene kinni, aga hajutavad maalt tagasi kosmosesse kiirguva soojuse ja selle kaudu maa soojeneb. Kui palju ta soojeneb, on siit näha. Kui kasvuhoonegaase üldse ei oleks maa keskmine temperatuur -18 kraadi atmosfääri. No, vedela vee põhine elu saaks eksisteerida parimal juhul troopikas. Ja meri peaks olema üle kogu ookeani jääkatte all. Nii et ookeani kui elu hälli on nende raske ette kujutada sellises kliimas. Nüüd elustik on tegelikult tekitanud need kasvuhoonegaasid ja viinud selleni, et maa tegelik temperatuur on 15 kraadi, pluss 15 kraadi. Nüüd, kui me räägime soojenemisest, olgu see 0,7 või 1 kraad või 1,5 või 2 kraadi, mis iganes Pariisi leppe 1,5 kraadi peaksime nagu saavutama, siis me tegelikult räägime sellest, et 33 kraadi paksune kasukas on tugevnenud nii palju, et on 1 või 1,5 või 2 kraadi juurde tulnud. 33 kraadi on väga lähedal meie kehatemperatuurile, 36,6. Ja nüüd see 1 kraad, mis on lisandunud, meie kehatemperatuuril vastaks 38-kraadisele palavikule. Pole ime, et ökosüsteem, mis on näinud 100 miljoneid aastaid vaeva, et luua endale sobiv kasukas ja häälestada sellele kasukale, et see ökosüsteem tunneb ennast väga sandisti. Ja see on kontekst, millest tegelikult peaksime vaatlema praegu toimuvat kliima soojenemist. Inimese, keha ja selle vastupidivuse kontekstis. No jah, see on nüüd globaalne jutt, mis on Eestis kõigega tegemist. Lihtne vastus, et kui üldiselt on läinud soojemaks ja eri kohtades erinevalt, siis Eestis on kliimamuutus kiirem kui enamikus maailma kohtades. Kliimamuutus ei toimu nii, et ühe vitsaga käib soojenemine igal pool. Vaatame graafikut, kuidas on 2019 aasta kuu keskmine muutunud võrreldes pikaajalise temperatuuriga. Te näete, et Ameerika kohal on sageli sinine. Kliimamuutus toimib väga erinevalt meie planeedi eri kohtades ja Ameerika kontinendil on ta toimunud üsna sageli jahenemisena. Need pole üldse mingi ime, et Donald Trump on öelnud, et me tahaksime kliima soojenemist juurde. Saamata aru, et kui ülejäänud maailma kliima soojeneb, siis Ameerika kliima jaheneb veelgi. Ja lumetormid, millest me vahest kuuleme, lähevad ainult hullemaks. Mingis mõttes ja selles mõttes on uskumatu küll Eesti absoluutne tegija. Vaatame viimase aasta graafikut, oktoobrist 2023 kuni 2024 ja te näete, me oleme jõudnud Põhjamaade 5 kõige külmema maa sekka. 2 kraadi külmem kui tavaline ja ongi küsimus, et kas see soojuspump Atlandil on järsku seisma jäämas. Kliimamuutuse ja kliima üks orgaanilisi
fundamentaalseid elemente on, et see ei toimu üldse mitte igal pool ühtemoodi. Ja Läänemeri on perfektne näide sellest, kuidas iga nuka, ma mõtlen väikse Neeme merekeeles, iga nuka taga on erinev kliima ja veel erinev see, kuidas kliimamuutus seal ilmneb. Sellega peame arvestama. Aga läheme tagasi natuke laiema pildi juurde, küsime, kus siis see soojenemine käib kiiremini, kus aeglasemalt. Kui vaatate seda graafikut, siis on näha, et soojemad külmemad aastad Antarktikas muidugi vahelduvad, natuke soojemaks läinud, keskeltläbi siis ligi kraadi võrra on tõusnud temperatuur ekvaatoril, aga Arktika on soojenenud 2, 3 või 4 korda kiiremini, sõltuvalt sellest, kuhu tõmmata Arktika piir. Ja teatavasti meie oleme Arktikale ikka üsna lähedal, tuletame meelde, me oleme 60. laiuskraadil. Teistpidi vaates on näha, kuidas on Arktika temperatuur üles hüpanud. Nii et meie oleme maailmas kõvad tegijad, nii kliimamuutuse, nimetleme siis, meil on võimalik ennast teha kliimamuutuse ohvriks. See on hästi mugav positsioon alati, aga on võimalus ka teha ennast kliimamuutusest võitjateks. Kuidas see kõik nüüd tänase päeva kokku käib? Sellel natukese ajast ilmus Horisondist kena ülevaade kolleegidelt Meresüsteemide Instituudist mereleitsakutest. Kui õhk soojeneb, me saame hakkama. Meil on võimalik ennast valada üle jaheda veega. Forellil ei ole. Forell on selles keskkonnas, kus ta ei saa ennast jahutada. Ja kui mõnedel aegadel on vesi 10 kraadi soojem kui tüüpiline ja see kestab palju päevi, siis see on küsimus Eesti meremajandusele ja veeviljelusele. Kas need liigid, keda me kasutame, suudavad taluda seda, et meie vesi on vahest ebanormaalselt soe ja ebamõistlikult kaua. Kui nüüd püüda hinnata meretervist arvudes, kummardusministeeriumile järgneb, siis meie meri on äärmiselt erinev. See meri, mida Eesti kas omab või kus on meie majandusvöönd, see on jagatud väga mitmeteks juppideks, on majandusvöönd, on territoriaalmeri ja siis on nii-öelda rannikuvee kogumid. Ja Eesti on perfektne näide sellest, et iga nuka taga on teistsugune vesi, teistsugune režiim, erinev hulk haplikku, erinev hulk toitained, erinev hulk reostust. Me ei saa Eesti vesi lüüa ühe vitsaga. Mere tervist ehk seisundit hinnatakse seetõttu juppide kaupa, rannikuvee kogumite kaupa. Ökoloogilist seisundit hinnatakse 5 pallisüsteemis, kogu Euroopast nõnda, et siis 1 pall tähendab, et äärmiselt halb, inimene on kõik ära rikkunud ja 5 tähendab seda, et originaalne, puhas, nagu Vahemeri. Ja keemilist seisundit hinnatakse 2 pallisüsteemis, kas ohtlike ainete kontsentratsioon on alla kehtestatud normi või üle kehtestatud normi. Ja seda tehakse siis Eestis väga 10 erineva mereala kaudu. Et pikka aega, hoolimata väga tõsistest püüdlustest, ei õnnestunud meie mere tervist ehk seisundit selles mõttes parandada, aga lootus hakkas paistma alles viimastel aastatel, et 21 rannikuvee kogumist on ühes saavutatud hea tase. Ja see on seesamas teil nii-öelda Hiiumaa kõhu all, seal, kus agar kasvab. 20 pärast 10 aastate pikkust vaevanägemist. Et ühele matemaatikule, nagu ma olen, tekitab see kohe küsimus, et kas me võib-olla vaatame valesti, kui 20 oleme suutnud ja meeletut vaeva näinud. Järsku on see nagu mingi sõelaga vee kandmine, soelaväinest sõelaga vee kandmine. Ja see on fundamentaalne probleem meie mere- ja ranniku teaduses, mille osas on äärmiselt vajalik, et meie esindajad Brüsselis suudaksid selgeks teha seal seadusloome ja direktiivi eest vastutajatele selle, mis ma just ütlesin, meie meri on äärmiselt eriline. Meie meri on maailma noorim meri,
napp 10 000 aastat. See on imik, mõnepäevane imik, kui me võrdleme teiste meredega. See peaks selge olema, et see meri toimib teistmoodi. Tal tuleb piima anda, mitte liha. Purksist rääkimata. Ja nõuda tuleb ka midagi muud. Mitte ilusat kõnet, vaid see, et oskaks öelda emme näiteks. Ja see probleem, mille ees me oleme ja mille ees on tegelikult kogu maailma rannikuteadus, rohkem kui mereteadus. Me ei tea, milline oleks kas veekogude või rannikute seisund siis, kui inimtegevust üldse poleks olemas. Me lihtsalt ei tea seda. Me arvame, et mõni asi on inimese jaoks vaadelduna puhas, ei ole toitaineid, ei ole reostamist, ei ole kemikaale, järelikult hea ja looduslik. Ei ole nii, maailmas on mürgijärvi olemas. Rannikute puhul püütakse taastada hetkeseisu, sest midagi paremat ei ole. Me ei tea, mis oli miljonite aastate eest ja me ei saa seda kunagi teada, sest et geoloogiline minevikud on ära kulutatud, sellest jälgi jääb äärmiselt vähe. Mere puhul, mida me teeme, me püüame taastada mingit mineviku ideaalmaastikku. Mitte, et see halb oleks Jumala eest, aga ma tahan rõhutada, me peame aru saama seda, mida me teeme. Ja kui me näeme, et paranemine on ühes kohas 20, siis me ei tohi maha istuda ja nutma hakata ja oma tuhka pähe raputama hakata, vaid peame aru saama, mis tegelikult toimub ja sellele vastavalt oma plaane ja visioone ehitama. Nii et mere puhul püütakse taastada ideaalmaastikku, olemata kindel, kas see üldse on kunagi eksisteerinud. Võib-olla me tahame seda siin taastada. Eriti kui me räägime 10 000 aastat vanast ja väga kiiresti arenevast merest. Tuues nüüd tagasi need hulga põhjuseid uuesti ekraanile ja selle, mis oli mõni slaid tagasi varjutatud, inimese käsi sellise käena, mida tõesti ei ole vaja. Ja kus ei ole midagi pistmist ei ideaalmaastikuga ega sellega, kuidas meri ja rannik peaksid välja nägema täiesti looduslikena. Seal on reostus, seal on ülekasutus, üleeksploteerimine, Taanist lõppes agar juba otsa ja seal on need, kes naudivad tasuti küüti ehk võõrliigid ja kes mitte kuidagi ei oleks läbi soolase mere, soolase ookeani meie juurde teisiti jõudnud kui inimese kaudu. Kõigist neist loomulikult ei jõua piisavat võimsat tonti teie silmade ette manada, aga ma püüan siis paariga toime tulla. Ja hakkaks vaatama sinna, kuhu pilk tavaliselt ei ulatu. Ja see küsimus on äärmiselt lihtne, et kui me oleme vähendanud põldudelt ja linnadest merre jõudnud toitainete hulka paljudes kordades, miks see meri puhtamaks ei lähe? Et meie merevesi vahetub jämedalt 28 aastaga, natuke siia-sinna sõltub sellest, kes hindab. Ja vee kvaliteet sõltub seetõttu suurelt jaolt sellest pealtnäha, mis tuleb jõgedest. Aga tohutu hulk sellest, mis on varem merre jõudnud, on sadenenud merepõhja. Ja sealt tema tuleb vahest jälle nähtavale, ehk veesambasse. Ja see on see allikas, mis väga olulisel määral hoiab üleval meie mere eutrofeerumist. Põhjasetted hoiavad üldiselt endas ka tohutult palju ohtlikke mälestusi, olgu need pärast teist maailmasõda merre loobitud keemiarelvad või 10 000 miinid, mida on aegade jooksul Läänemerre pandud, või siis ka see, mis on jõudnud merre läbi inimtegevuse. Hea sõnum on see, et kuna Läänemeri on noor ja sogane, siis üsna kiiresti põhjasetted täienevad. Kui meil oleks vaheperi, puhas, oleks kõik, mis on merepõhja pandud, aktiivne ja reostav tänapäevalgi. Et meie mere sogasus ja halb seisund on see, mis meid tegelikult kaitseb õnnetuste eest. Mistõttu merepõhja torkimine, otsene torkimine, suurest mastaabist torkimine võib olla probleem, nagu näitas Nord Streami ehitamise keskkonnamõjude hindamine.
Ja kus see probleem on? Probleem ei ole meie Eesti minevik. Kui vaatame kaarti ja kujutame enda ette, kui merepõhja kui ohtlike ainete ladu, siis näiteks elavhõbeda kontsentratsioon pinnasetetes, see on küll 20 aastat vana info, aga see pole muutunud, ütleb meile, et meie head naabrid on ikka kõvasti keemiatööstust arendanud. Ja miks on Liivi lahes need punased? Taugava jõgi ulatub päris kaugele Valdai kõrgustikuni. Ja kõik, mis on ka sealt vette sattunud, on siis nüüd ladestunud suurelt jaolt Liivi lahe põhjas. Nii et Eestist enesest ei ole nagu väga palju tulnud seda tüüpi setteid, kuigi ega me pole ka patust puhtad. Vaatame natuke lähemalt, Hiiumaa jaoks kaugemalt, aga see kant, kus siis pidi Nord Streami toru läbi minema ja kus ta lähebki läbi. Ja kui me vaatame elavhõbedat, siis meie lähedal merepõhjas, see nagu päris selge, kus ta on tulnud, kas idast või poliitiliselt täiesti ebakorrektselt põhjast. Ja mitte meilt. Ja miks teda pole tulnud Narva jõest? Sest see kõik on Peipsi järves. Peipsi järv on nagu tohutu settebassein, see päästab Läänemerd reostamisest. Paneme tähele, mis seal sünnib. Mõnekümne aasta pärast hakkab see, mis sinna on ladestanud Läänemerre jõudma. Sama lugu Kaadimoviga, kus on nagu üsna selgelt näha, et see on tulnud mitte ainult idast ja et Soome lahes Suudmes on juba asjad päris puhtad. Ja ka siin on mul öelda ainult seda, mida on spetsialistid varem juba öelnud, et 1, 2 või 3 aastaga see, mis on sügaval põhjasettes, see ei jõua mitte kuidagi kaladesse, see ei jõua isegi mitte vähiorganismi. Aga üle 5 aasta vanust lesta võib-olla tõesti ei tasu iga päev süüa. See on nüüd jälle raskemetallid. Küllap te teate, et omaaegse paberitööstuse üks jääkidest olid dioksiinid. See on nagu suurusjärkudes hullemad mürgid kui raskemetallid. Ja on ka kohe päris selge, et need on tulnud 2-3 kohast nüüdsetest NATO-riikidest. Ja et see, kust nad on tulnud või mis jõest on tulnud, on ka nagu päris selge, kui lähemalt vaadata. Ma ei taha sellega sugugi kedagi süüdistada. Ma tahan sellega ainult öelda väga lihtsalt asja, et kui me vaatame süvitsi, siis me näeme pilti võib-olla päris teistmoodi. Ja seda pilti, kus on tegelikult oht ja reostus pärit ja neid asju, mida me peaksime kindlasti mitte torkima ja mitte mingit ehitust lubama. Siis vaadake, iga asi, suur asi, mille te panete põhjasetete, peente setete vahele, see hakkab toimima nagu lumeväravad. Sealt ümbert hakkab vesi ära kandma setteid. Ja 20-30 sentimeetri paksude settekiht kaob sealt ära esimese tormiga. Kui oli tõsine arutelu selle üle, kui suured võivad olla veekiirused merepõhjas, siis Soome ühe kohuse otsus on öeldud, et ei tohi olla veekiirused Soome lahe põhjas suuremad kui 15 sentimeetrit sekundis. Kui meie kolleegid läksid välja vastavate mõõteseadmetega Soome lahe keskele kohta, kus selleks tohtinud mingeid hoovuseid olla, siis esimese kuuga said 40 sentimeetrit sekundis. Ja pärast seda ma ei julgenud pikka aega Soomes esineda, sest et meid oleks pandud vangi. Me läksime Soome kohtu otsuse vastu. Teadmised meie merest on kogu Läänemere ümbruses kohati väga laste sõime tasemel. Sellest, mis toimub merepõhjas. Ka see, et Estonia vrakk tihkub, on absoluutselt normaalne. Merepõhi ei ole vaikne hauakoht. Merepõhjas käivad samasugused tormid nagu meil siin. Meeter sekundis on päris võimalik kiirus Soome lahe Suudmes, 50 meetri sügavusel. Ei ole midagi imelikku, 40 sentimeetrit sekundis juhtub palju kordi aastas. Parimad ujujad ujuvad meetri sekundis. 50 sentimeetrit sekundis Mäestiku jõe vool, sinna tohi rohkem sisse minna kui põlveni. See viib ära inimese. Ja see käib meie merepõhjas, sügavates kohtades. Okei, et ma sellegi poolest võtaks natuke nüüd emotsioone maha. Meie verivesi on tohutult palju puhtam reostuse mõttes kui 50 aasta eest. Selle formaalne kvaliteet võrdluses Punase merega või Vahemerega või Atlandi ookeaniga
ei pruugi olla suurepärane, aga see on kinni hinda ja silmades. Meie meri on juba kord sogane ja toitainede rohke ja see on väga hea. Meie meri on nagu väetatud põld, kuhu on tulnud linnadest ja põllult väetist. Ja meie asi on see ära kasutada, enda kasuks pöörata, mitte kurta selle üle. Ja minevikus Läänemere jõudnud õudsetest ainetest on tohutu hulk veel seal sees. Õnneks see soga, mis meil on, see vajub mere põhja, toidab setteid, me ei pea selle pärast muretsema. Aga minna kriitilistes kohtades merepõhja torkima ulatuslikult kindlasti ei tasu. Et räägiks ka mõnest vähekese teistmoodi terviseindikaatorist, mis tavaliselt välja ei tule, aga kogenud arstid ju ütlevad, et nad näost näevad, kas inimene on haige. Et minu kildkonna inimesed näevad rannast, kas meri on haige. Läänemere rannad on ju kõigi nende tegurite meelevallast, mis ka maailma mererandu mõjutavad. Olgu see siis lainetus, mille puhul kõrgus on võib-olla isegi vähem oluline kui suund ja periood. Me küll teame, et laine kõrguse muutused viimase 60 aasta jooksul on Läänemere kui terviku mastaabis üsna ebaolulised, aga perioodide suunad on veel lahtine küsimus. Veetase. Meie kerkime merest. Hiiumaa kerkib merest, saab iga aastaga maad juurde. Kui see protsess peaks peatuma, ja küll ta peatub, mitte sellepärast, et maa kergel lakkaks, vaid kui ookean soojeneb, siis vesi paisub. Ja 2/3 praegusest globaalsest ookeani veetaseme tõusust pärineb mitte liustike sulamisest, vaid vee soojus paisumisest. Et jälle pöördudes nooremate kolleegide poole, kelle jaoks füüsika on veel suhteliselt igapäevane asi, katsuge kokku rehkendada, kui palju paisub vesi joonpaisumise mõttes, kui 700 meetri paksune veekiht on soojenenud 1/6 kraadi võrra. Peate võtma nimelt joonpaisumist, mitte ruumpaisumisest, et ookean ei saab paisuda ühes suunas, see on ülespoole. Hea lihtne ülesanne. 700 meetri paksune veekiht soojenenud 1/6 kraadi võrra. Algne, päris ei ole lineaarne see, et võtke mingi 15 kraadi keskmiseks algtemperatuuriks. Veetase on sellepärast oluline, et kui kõrged lained tulevad koos kõrge veetasemega, siis võtavad nad rannast nagu labidaga tükke ja eriti siis, kui jääd ei ole. Nii et jää või selle puudumine on probleem ja taga on veel tuul, mis kõike seda asja mõjutab. Aga hakkaks seda ikka tagantpoolt pihta, mis peaks nagu lihtne olema. Et kuidas siis tuulega on, et millega me peame arvestama? No kõigepealt see, et meil üldse on soe tänu sellele, et jutuks olnud Põhja-Atlandi soojuspump töötab, kuskil Islandi kandis tekivad madalrõhkkonnad ja need toovad meile siia sooja, tõsi küll, vastikult külma vihma näol, aga et meie elame ju samal laiuskraadil, kui on näiteks Magadan või Alaska keskosa. Ja vaadake, mis kliima seal on. Neil ei ole niisugust soojuspumpa. Me ei oska üldse hinnata ju kohta, kus me elame ja väärtusi, mis kaasnevad meie maaga. Ma saan aru, et elu maal on igav ja paljud ütlevad, et peatege maa, ma tahan maha minna. Aga ja meil on üldse kallis siin. Aga see kallis elu sisaldab ja vaadake igal aastal reisi ümber päikese. Selle eest võiks ju maksta. Nii et Eesti on tormide teel ja need tormid loovad meile sellise kliima, millega me suhteliselt rahul oleme. Kui nüüd küsida, et kus need tormid siis on ja kuidas siis see üldse meile mõjub, see on lihtsalt hästi madala alaga hetkede kaart. See umbes, kas oli tunni kohta või 6 tunni kohta, ei mäleta, vahet ei ole. Aga selge on see, et tsüklonid tekivad kuskil siin Islandi grööniga vahel ja siis nemad siin siis tiirlevad ja levivad ja enamasti nad käivad kuskil siin kandis. No tsüklon käib ju niimoodi ringi, eks ole, teate küll. See on seda, et meie saame pihta edelatuulega.
Et see, mis tuul on see, milline tuul on kindlas kohas tüüpiline, sõltub sellest, millise kohaga tsüklon tavaliselt üle läheb. See ei ole globaalne suurus, see on lokaalne suurus, sõltub tsüklonite trajektoodist. Et see tsüklonite perekonna pilt ei ole üldse staatiline, nagu lapsed kasvavad ka noored tsüklonid. Et kui 60-ndatel istusid tsüklonid seal, kus nad tekkisid suurelt jaolt, ka 70-ndatel ja 80-ndatel, vaadake, mis juhtus siis, kui Nõukogude Liit kokku hukkus. Tsüklonid hakkasid minema Barentsi mereni välja. Ei no pärast seda ei tähenda, et selle pärast. Aga et kui tsüklon läheb siiamaani kuskile välja, tema käib ikka niipidi ringi, eks ole? Ja meie tunneme põhjatuult või põhjaloodetuult. Ja see on põhjus, miks on viimasest 6-7 aastast 2/3 olnud mai lõpp ja juuni algus äärmiselt soe ja päikesepaistena ja kuiv ja vastikult külm. Meil on tulnud külm õhk Arktikas tsükloni tagumise servaga. Nii lihtne see ongi. Tsüklonide perekonnapilt on muutunud ja sellega muutubki mingis mõttes meie kliima või meie arusaam, kuidas kliima. Aga okei, see on suunad, aga tugevus. Et kui rehkendada kokku kõik vaatlusandmed ja sinnamaani välja metsad, hekid, majad, et siis me saame suhteliselt lihtsa pildi sellest, milline on keskmine tuule kiirus Eestis. Selge, et üle 6 meetri ikka merel ja Hiiumaa keskosas Kaibaldil on alla 3 meetri ja kollane tähendab siis mingit 5 meetri ringis. Ja kui siis mõelda, et kus peaks siis tuulik olema, ikka seal, kus on palju tuult. Et sõnajalad on targad poisid, nad panid siia oma tuulikud kollasesse, suure tuulega alale. Eesti Energia võitles selle Tootsi sopi pärast, mis on ka üsna roheline, aga kes see oli, kas Utilitas pani kuskil Kilidinõmme kanti. Iga üks teab, mida ta riskib. See ei tähenda seda, et üleval kõrgemalt tuult ei oleks. See sarkasm on nendele, kes ei tunne atmosfääri dünaamikat. 100 meetri kõrgusel on pilt teissugune ja väga suuri vahesid ei ole. Aga nii hea on ja kellelegi molli anda, eks ole. Et see on see teadlaste häda, et me ei jõua ju kõik ära rääkida, me saame lihtsalt kommenteerida kaarti ja öelda, et pärast küsige üle, kes aru saab. Ja kes ei saa, see on oma süü. Aga palju olulisem asi on, milline tuulekiirus kord 100 aasta kohta. Millega peab arvestama maja ehitamisel, sellega, kust suunast või mis pidi tuleks metsa aiumisel häilud panna, et tekiks tuulekoridori, kuidas paigutada faarvaatrid, sadamate lainemurdjani ja edasi. Et see, et kord 100 aasta jooksul võib Eestis puhuda tuul kuskil 32 meetrit sekundis, ei ole midagi imelikku. 2005 jaanuari tormis oli 29 jämedalt ja natuke võib veel juurde tulla. Aga kui seda diagrammi vaadata, siis oluline moment on see, et see tumepunane, mis ütleb, et tugevaimad tuuled 100 aasta jooksul, on Pärnu kandis, Kihnu kandis ja Kauksi ranna kandis ja mitte siin. Mis ütleb meile, et tugevamad tuuled kord 100 aasta jooksul puhuvad Edelast. See on loogiline, sest sealt tuleb ju suur osa tuuli. Nii et see on selge. Majade planeerimisel tuleb sellega arvestada. Kui aga nüüd küsime Eleringi käest või Päästeameti käest või sõjaväe käest, et kes peavad ehitama sellise struktuuri, mis peavad vastu mitte on 100, vaid aastatuhande tormis, mis ei tohi kunagi katki minna, evakuatsiooniteed, elektrivarustus, veevarustus, kus nemad peavad paiknema. Ja küsimus, mis meile esitatakse on, aga milline on tuulekiiruse suund kord 1000 aasta kohta. Tuulekiiruse osas 35-37 meetrit sekundis on nagu realistlik. Aga vaadake, et ma olen siin nagu Hiiumaa põhjaranniku hästi nagu ära varjanud mingite mustade numbritega, et kui ei ole arusaamist saalis, et siis ma sellest ei räägiks. Aga mida on näha tõenäoliselt ka siin, et see nii-öelda pruun ala päris tumepruuni vahel ei ole teps mitte maismaal Pärnus ega Kauksis, vaid piki kogu Eesti põhjarannikut. Mis ütleb meile, et kord 1000 aasta jooksul see kõige vingem maru tuleb põhjast. Ja see on nüüd
See küsimus, et kuidas tuleb planeerida ümber näiteks Võru alajaam, et selle katus järgmine kord trahvadesse ei lendaks. Ja sama küsimus on elutähtsate sõlmede juures ka Hiiumaal. Või muide siin taga ei ole mingit kliimamuutust veel. See on meie praegune tuulekliima on selline. Võib ju küsida, et see on arvutimäng. Tegelikult ma ütleksin, et tulevik on juba kohal. Natuke rohkem 5 aastat tagasi üllatas soomlasi, Botnia merel torm Aapeli, põhjatuule 2,5 meetrit sekundis. See on palju kangem 2005 jaanuaritorm. Nii et see ajas üles lained, olulise laine kõrguse 8,1 meetrit, see pisiksel lombil, seal kuskil Soome ja Rootsi vahel. Kui Läänemere avaosas on kõigi aegade rekord sama. Et see ütleb, et taolised tormid, mis tulevad põhjast ja on äärmiselt rängad, on meie kliimasüsteemi lahutamatu osa. See torm lahustus ära Ahvenamaa kohal. Kui ta oleks jõudnud Hiiumaani, näeks Hiiumaa põhjarannik täiesti teistmoodi praegu välja. Sest rannik kujuneb ümber mitte aastate või aastakümnetega. Rannik kujuneb ümber loetud tundidega. Kui korraga on kõrge vesi, rängad lained ja meri pole külmunud. Siis läheb kui buldooseriga. Veetase. Et meie elame mitte päris paradiisi, me elame paradiisi serva peal, et Skandinaavia kerkib pärast viimast jääaega ja see sama kõrgusjoon 0 on siin enam-vähem meie kandis, nii et Hiiumaal on veel privileeg kerkida umbes 2,5-2,8 millimeetrit aastas. Aga see ei tähenda seda, et meie saame lihtsalt õnnelikud olla, see tähendab seda, et kuskil mujal on selle võrra valusam. Ja meretaseme tõus on suurima negatiivse mõjuga mere lõunaosas. Meie nüüd sõja kontekstis võib öelda relvavendade juures Poolas. Et kui seal vaadata pilti, et mis on rannikuga juhtunud, võib-olla see alumine pilt annab kõige parema signaali, et punane tähendab rannajoone nihkumist mere poole ja ligi 70% Poola rannajoonest on selline, kus meri võtab mahad juurde. Ja neil suhteline veetase langeb praegu ainult 2 millimeetri aastas. Hetkel viimase 20 aasta jooksul on globaalse ookeani veetaseme tõusu kiirus kasvanud 3 millimeetrini aastas. Nii et, ja see kasvab veel, seda võime ka lubada, hoopis muudel põhjustel. Et üsna varsti hakkab Hiiumaa rannikutel suhteline tegelik veetase nii-öelda vaikselt tõusma ja Hiiumaa kaotab natukene sellest maast, mis on meile tulnud juurde viimaste aastatuhandete jooksul tänu ja järgsele maakerkele. Sellega peab lihtsalt arvestama, sellepärast ei tule nutta, ei tohi väga madalale maju ehitada, paadilautrid tuleb teha nii, et saab paadiga välja tõmmata, lihtsad asjad jumala hoidke ma seletan. Probleem ei ole kunagi keskmisest, keskmine ei tapa, ekstreemsused tapavad. Ja mida me näeme Eestis, on see, et ekstreemsed veetasemed, aasta maksimumid, mis on siin mummudega, need kipuvad kasvama väga kiiresti. Et kui ma pean loengut poliitikute, siis ma ütlen, vaadake, kuidas on 10 dekaadi maksimumid kasvanud. No nii on kasvanud, et kui te mereteaduse raha ei anna, siis uputab meri Toompea üle. Ainult üks poliitik on julgenud mulle öelda, et ei uputa. Aga ma sain teile öelda, et meie eluajal mitte. Sinna see suri. Et igavikuliste asjadega ei taha poliitikud tegeleda. Aga aasta maksimumid vaadake on tõusnud 70 sentimeetrit tüüpiliselt meetrini, 40%. See on üldse mitte naljaka, see maksimumid tapavad. Kus on see probleem? On see, et Läänemeri on suur meri, mis on ühendatud Norra mere ja Atlandi ookeaniga läbi väga kitsaste ja madalate Taani väinade. Ja kui seal peal juhtub puhuma suhteliselt kõva põhjakaarde tuul ja puhub see mõned nädalad, siis pressitakse Läänemerre nii palju vett juurde, et kogu mereveetase tõuseb meetri võrra mitte 80 sentimeetrit küll ja mitmeks nädalaks. Ja kuu keskmisena on olnud siiamaani rekord 51 sentimeetrit, kõrgem kui tavaliselt.
See on muidugi hea, et siis tuleb ka Läänemerre seda soolast hapnikurikast vett juurde. Aga kõrge veetase on see, millega me maksame see lõpu eest, et meie meres on hapnikku. Ja kui on juba 80 sentimeetrit kogu mereveetase kõrgem kui tavaliselt, siis ka väike loks juba viib mõnele sellile vee mitte vanni, vaid ahju. Ja nii ongi. Ja see on protsess, mis tugevneb sellisel põhjusel, et tsükloneid pole meil siin väga rohkem saanud, tugevamaks ei ole tuuled läinud, aga tsükloneid on hakanud seltskondadesse koonduma. Ja nende järjestikku püsivate tuulte hulk sealt Taani väinade kohal, millest meie ei tea mitte midagi, see tsükloneid lähevad meist ka veel mööda. Nende tsüklonite perede pikkus on kasvanud. Nii et 4 millimeetrit aastas tuleb see Läänemere keskmise veetaseme ekstreemumile. Pikk sõna, aga saad aru küll see, kus see keskelt läbi tõuseb. Tuleb 4 millimeetrit aastas juurde. See ei ole midagi hullu, kui sellele ei lisanduks see, mis tuul siin otse meie kandis teeb. Et see 4 millimeetrit aastas paistab siin teie kandis, teil on nagu siin hea olla, aga et meie aatevendi on ju ka Pärnus ja hästi vähe Narvas ja Narva-Jõesuus. Et seal kandis see tüüpiline aastaveetaseme maksimum kasvab ligi sentimeetri jagu aastas. Mis on nagu selline tõsine värk, sest et ikkagi 3 millimeetrit aastas kasvab maailma mereveetase ja meil räägime siin sentimeetrist. 3 millimeetrit, ma saan aru, et 3 on suurem kui 1, eks ole. 1 on senti, teine milli. Et kui Läänemeres tervikuna see tüüpiline veetaseme maksimum kasvab jämedalt 4 millimeetrit aastas ja see on peamiselt tsükloni sellisest tormiste perioodil pikenemise tõttu, siis meie kandis on see kasv 90 millimeetrit aastas. Nii et selline ebateaduslik järeldus küll, aga meie oleme kliimamuutuse epitsentris maailmas. Sellist kasvu ei ole ma mujal kuskil täheldanud. Lainetus, no see on nüüd see suuna küsimus. Ma kõik aja ära rääkinud juba. No okei, et kuni moderaatori sekkuma, siis hästi kiiresti edasi ja hästi kiiresti, hästi vaikselt toimetan. Laine kõrgus ei ole süstemaatselt muutnud meie kandis. Aga lainetus on ka suund, kust tema tuleb. Ja laine suund vastab suurelt jaolt tuulesuunale. Meie kandis on tugevaid tuuli 2 suundast, edelast ja põhjaloodest, nagu on vasakpoolselt diagramilt näha. Ja see, miks see on oluline, et siin paljus osades randades on nõnda, et edelatuul lükkab sette ühele poole, põhja poole, ja põhjatuul puskleb vastu. Ja muidugi on siis teadlane see, kes ütleb, aga me tahaks nüüd kohtunikud olla nemad ja selle nagu kasseerida ekspertiisi raha, et kes võidab. No, mis me ikka teeme, sellega siis teeme kaasajal nimetatakse digitaalseks kaksikuks, vanasti nimetati mudeliks. Vahet ei ole. Oluline on see, et see kõik töötaks ja muidugi see, et Piki Läänemere randa liigub meeletu kogus setteid, kuni 1 miljon kantmeetrit aastas. See arvutusviga. See on teada 60 aastat. See on mõõtmisest. See on 10 kordi rohkem kui sama kange lainetusega ookeanirannas. Ja põhjus on selles, et enamik meie lainet tuleb randa väga suure nurga all. Ja see, kui palju lükkavad lained liiva või setted Piki randa, see on proportsionaalne siinus 2 alfast, kus see alfa on nurk. Nii palju matemaatika vajalikkusest. Ja ega siis meie arvuti näitas umbes sama, me küll ei saanud kaugemale kui 700 000 kantmeetrit. Aga kui me lugesime nüüd kokku, kui palju siis kogusin selle 700 kilomeetri peale lükkavad lained ühes või teises suunas, siis edasi-tagasi lükatava materjali hulk kippus selgelt kasvama viimase 50 aasta jooksul. Ütleks nagu, et kliima muutus ja lained tuli juurde ja muudkui kasvab, selge. Peavoolu või, kuidas öelda, äravoolu meedia, sinna võib seda asja alati välja panna. Aga keegi ei maksa edasi-tagasi loopimise eest. Maksad ikka selle eest, et sa oled saanud midagi. Kala on ikka poodi jõudnud ja ära müüdud. Kui me rehkendasime selle, mis siis tegelikult on nihkunud aasta jooksul kokku, siis me nägime, et 20 pluss aastat, 25 aastat tõepoolest kasvas see hulk, mida lained suutsid kanda Piki randa edasi. Aga see otsustas
rannasüsteem, et ei, mina ei kasva enam. Las loobitakse edasi-tagasi, mul savi. Midagi juhtus. Ja see, mis juhtus, on lainelevi suunamuutus. Täpsemalt on vähenenud põhjakaare tugevate tuulte arv. Põhjakaare tuuled on nii tugevad, et üks põhjakaare tuul vastab oma, või see tuulega tekkinud lainete mõju, vastab jämedalt 3 edelakaare tuule lainete mõjule. Nii et kui väike osa põhjakaare tuuli ära kaob, siis me näeme bilansi muutust. Ja see tähendab seda, et kuskil hakkab kinni kandma teed ja kuskilt hakkab majade müüri alt setted ära uhtuma. Et lõpuks ka see puuduv tegur, et see jää. Et jääperioodi lühenemine on hästi teada, igal pool, ka siin. Kui merel on jää, eriti kui rannaliiv on külmunud, see on nagu betoon. Suur vasaraga lõhkuda ja ükski veetilked ei saa mingit kurja. Nii et kui jääd ei ole, siis võtavad lained kui labidaga. Muidugi, et see on Venemaal, siis me saame öelda, et see on hästi, et seal võtkugi. Aga need lained ei tee riigi korral vahet, et võtame meie rannas ju ka. See, mida tähendab jää kadumine, tähendab kuni 70% lisanduvat lainetuse mõju. 2 korda mitte. Kõige suurem lisandumine on Soome lahe laiuskraadidel. Et kliimamuutus avaldub selles mõttes väga tugevasti just Soome lahe laiuskraadidel. Siin võib-olla vähem ja võib-olla mitte nii tugevalt, aga selge on see, et kui merel enam jääd ei ole, siis tuleb sadama kaptenite, sadama hooldajatele ümber vaadata ja mitte aga neil, kes ainult planeerivad. Ja ka see on oluline aru saada, et nende tegurite mõju, olgu see tuul, tuule suund, olgu see vee tase, olgu see jää kadumine, olgu see tugevate tuulte suund üksikutes tormides, see on äärmiselt erinev Läänemere eri kohtades. Ja uuesti korrats, et iga nuka taga on siin teistsugune kliima ja teistmoodi toimiv kliimamuutus. Et kui püüda nüüd summeerimatut, et Läänemeri on elus, kuigi lämbumas, tervis on suhteliselt hea, 10 000 aasta perspektiivis, paraneb aega mööda, nii et inimese töö parandamise suunas on juba kasu toonud. Kuigi me ei tea, milline ta oleks täiesti looduslikuna, aga seda teadmist või seda projektsiooni oleks väga tarvis arvesse võtta, et me enese rumaluse pärast ei kuulutaks, et me ei saa merega hakkama. Inimkonna mõju keskkonnale ja elustikule on päris tugev siin kandis ja suur osa sellest on täiesti meie silmadest peidetud. Ja see oli, mida ma tahtsin kõige rohkem demonstreerida. See, mida me näeme, on jäämäe veepealne osa. Ja nüüd hakkab inimmõju domineerima pigem kliimamuutuse kaudu, olgu selleks siis ekstreemsete veetasemete kasv või tuule ja lainete suuna muutumine või jääkatte kahanemine. Suur tänu vastupidamise eest.